Tere tulemast pühapäeva kooli. Nii tore, et sa tulid minuga koos. Minu nimi on Salome. Mis sinu nimi on? Nii tore. Täna meil on altar natuke teistsugune kui tavaliselt. Kas tavaliselt altar pole kirikus ju valge? Aga mis värvi see on? Jah, see on must. Must võiks olla midagi kurba ja midagi koledat. Mis asjad on kurvad ja valesti tehtud? Jah, valetamine on valesti tehtud ja väga kurb asi. Ja kui haigestud, see on ka tavaliselt väga kurb. Ja teiste kiusamine, see on ka. Ja kui näiteks kukud puriloppi. Täna me räägime sellisest kurvast asjast nagu Jeesuse surm. See tundub küll väga kurb asi. Aga mul on teile midagi salajast, sest siin musta all on paista midagi väga heledat. Varsti kuuled ja näed, mis seal on. Süütame nüüd meie pühapäevakooli küünla põlema ja siis teeme alguspalve. Puhu minuga koos. Pane käed kokku ja palvetame meie Isa palve. Kui sa seda ei oska veel, siis pane silmad kinni ikka ja käed kokku ja kuula, mis me palvetame. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu. Nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Vaatame siis, mis me täna räägime. Jeesus oli läinud sinna Jeruusalemma linna ja seal ta tegi seda pühaõhtusöömaaega ja siis ta käis Getsemani aias palvetamas ja siis juhtus midagi kurba. Sest tema jünger Juudas reetis Jeesuse. Sel ajal oli Iisraelis selline valitseja kui Rooma vald ja Rooma valitsejad ja nemad ei olnud väga ilusti teinud juutidele ja juudid tahtsid mingi uue kuninga saada. Ja siis mõned juudid mõtlesid, et Jeesus on päris huvitav ja tähtis mees ja räägib tähtsaid asju, et äkki temast saaks uue kuninga ja nendele juutide juhtidele see ei meeldinud, et Jeesusest tuleks uus kuningas sinna Iisraelisse. Ja siis sellepärast need juutide juhid mõtlesid välja mingi salajase plaani, et nad maksavad selle Juudasele 30 raha ja siis Juudas annab selle Jeesuse neile juhtidele. No siis juhtuski nii. Sõdurid tulid ja võtsid Jeesuse vangi ja võtsid Jeesuse kohtu ette. Siin on Jeesus ja siin on juutide juht, kes süüdistab Jeesust. Kas Jeesus kunagi tegi midagi kurba? Midagi valesti? Ei teinud. Aga juutide juhid mõtlesid, et tegi. Juutide juhid mõtlesid, et Jeesus räägib mingit valedat asju, aga Jeesus rääkis ju ainult armastusest ja kuidas Jumala riigis tuleks elada. Aga need juutide juhid ei saanud sellest aru. Niisiis juutide juhid viisid Jeesuse Rooma valitseja Pilaatuse ette. No Pilaatus siis kuulas, mis need juutide juhid ütlesid Jeesuse kohta. Need rääkisid väga valesti. Nad ei rääkinud üldse õigesti, mis Jeesus on ütelnud. Ja Pilaatus arvas ka, et
et pole mingit süüd Jeesusel ja Jeesus on täitsa hea mees. Aga siis need juutide juhid ikka veel ütlesid, et see Jeesus tahab kuningaks saada ja siis lõpuks Pilatus ütles, et tehke mis tahate. Ja nii juutide juhid saidki siis oma tahte läbi ja sõdurid võtsid Jeesuse vangi veel rohkem ja ahistati Jeesust ja lõid Jeesust ja solvasid teda ja Jeesus oli lihtsalt alandlikult ja tasa. Kuigi teda väga valesti koheldi ja süüdistati. Jeesusele anti suur puutükk, mis ta pidi kandma sinna Golgata mäe peale. Ja seal teda pandi ristile. Siin on näha, kuidas Jeesus sureb ära ja ristil rippudes. See on ikka väga kurb asi, on ju. Ka Jeesuse sõprade arust see oli väga kurb. Üks Jeesuse sõpradest ikka arvas, et paneme Jeesuse hauda, tema oma hauda ja see oli selline kalju sisse ehitatud suur auk. Jeesuse keha ümber pandi selline linasest riie ja ta kanti sinna haua sisse. Haua ukse ette pandi selline suur kivi. Ja sõdurid valvasid seal, et mitte keegi ei läheks sinna haua sisse. Jeesus oli surnud. See on ikka väga kurb asi, on ju. Jeesus ei olnud teinud midagi pahasti, ta ei olnud valetanud mitte ühtegi korda ja ikka ta pidi surema. Jeesus oli väga alandlik ja andis selle juhtuda sellepärast, et ta teadis, mis tuleb toimuma. Sest peale seda haua panemist juhtubki see väga õnnelik asi. See oli reedepäev, kui Jeesus suri ära. Ja juutidel oli selline komme, et laupäeval ei tohi teha tööd. Ja Jeesuse sõbrannad, naised mõtlesid, et ikka peab väärtusliku hauda panemise tegema ja sellised õli ja salvid sinna keha peale panema ja uued linased riided. Aga laupäeval seda ei tohtinud teha. Nii siis mõõduski üks päev. Tuli see laupäev ja Jeesuse sõbrad ja sõbrannad kõik ootasid, et tuleks see pühapäev. Nad kartsid, mis nüüd peab juhtuma, kas neid ka sõdurid tulevad, võtavad kinni. Möödus teine päev. Ja pärast laupäeva, mis päev tuleb? Pühapäev. Jah, väga õige. Pühapäeva hommikul need naised siis läksid. Nad võtsid oma salvid, kõik asjad kaasa ja nad läksid sinna haua juurde. Nad mõtlesid seda suurt kivi, et mis nad küll sellega saavad hakkama. Sest et seal oli 2 sõdurit ka. Aga siis nad mõtlesid, et keegi ikka aitab. Naised läksid sinna haua juurde, aga seda kivi ei olnud seal enam. See suur kivi oli sealt ära läinud. See oli lahti see haud. Nad läksid sinna sisse ja vaadake, kes seal sees oli. Ingel. Suur särav ingel. Ja teate, need naised kartsid veel rohkem. Appikene, mis asja siin juhtub? Nad olid täitsa kohklenud, aga ingel ütles, ärge kartke. Sest see mees, keda te otsite, ei ole surnud. Kas te ei mäleta, mis ta ütles? Jeesus oli ju ütelnud,
1, 2, 3. 3. päeval mina tõusen üles surnuist. Ja nii oligi juhtunud. Naised nägid, seal hauas oli ju lihtsalt need riided, seal ei olnud ühtegi Jeesuse laipa, seal oli täitsa tühi haud. Ja täpselt nagu ingel oli ütelnud. Ja need naised oli väga rõõmsad. Siin on näha täitsa tühi haud. Niimoodi see ingel ütles neile naistele ja naised olid täitsa rõõmumeelsed ja nad jätsid kõik salvid ja korvid ja kõik asjad maha ja jooksid minema sealt haua juurest ütlema kõikidele Jeesuse sõpradele, et Jeesus elab. Jeesus ei ole enam surnud. Jeesus on läinud taeva koju. Aga miks? Miks Jeesus pidi niimoodi kannatama seal risti peal? Kuulama neid kõik valed süüdistused tema kohta? Miks Jeesus pidi surema ja minema hauda, olema hauast mitu päeva ja siis tõusma üles surnuist, minema taevasse? Teate, Jeesus pidi seda kõike tegema meie inimeste pärast. Kas sina oled kunagi teinud midagi valesti? No ütleme näiteks valetanud, midagi võtnud teise oma, mis sa tahtsid võtta ja teine ei lubanud. Kui emme lubas 1 kommi, siis võtnud 2 kommi. Me oleme kõik teinud midagi valesti. Me oleme kõik teinud pattu. Aga Jeesus ei tehnud mitte ühtegi korda. Ja sellepärast Jeesus läkski sinna risti peale, et meie ei peaks minema. Jeesus tahtiski seda teha, et meie ei peaks surema, et meie saaksime kõik meie patud andeks. Kõik iga pisikesegi väikse teo ja mõtte, mis me oleme valesti teinud. Me saaksime need kõik andeks, sellepärast, et Jeesus on surnuist üles tõusnud. Oi, see on ikka väga rõõmus asi ja see on ikka väga tähtis asi. Kas pole? Me peaks kõik sellest aru saama ja sellest ja uskuma. Sest teate, kui sa oled teinud midagi valesti, siis on ikka väga raske tunne ja kurb olla. Aga siis, kui sa andeks saad, kohe tuleb kergem. Oi, tundub nagu oleks mingi raske koorm ära sinust visatud. Oi, ei peagi seda enam kandma. Sellepärast Jeesus ongi meile nii tähtis ja sellepärast me ülestõusmispühi peamegi. Me saame rõõmustada selle üle, et Jeesus on võitnud surmavalla ja läinud taeva koju. Teate, nüüd oleks aeg meisterdada. Ma loodan, et teile ka meeldib see meisterdus. Täna meisterdame Jeesuse tühja haua. Meisterdamiseks on sul vaja käärid ning musta, pruuni või halli paberit või pappi. Lisaks on vaja natuke valget paberit, liimi ja kleeplinti. Joonista valgele paberile ingel ja joonista värvilisele paberile kaljuhaud. Lisaks lõika välja ümmargune suur kivi. Liimi ingel haua suule ja pane kleeplindiga suur kivi kinni, nii et saad selle kive ära võtta ja näed, et haud on tühi. See Jeesuse surm on ikka väga kurb asi, aga see ülestõusmine on nii rõõmus asi, et kohe tahaks tantsida, on ju. Enne kui tõuseme püsti ja natuke võime sellest rõõmustada, palvetame.
täname Jeesust selle eest, et ta on seda kõike teinud meie pärast. pane jälle käed kokku ja silmad kinni. armas Jumal, nii suur tänu sulle, et sa saatsid Jeesuse meie pärast siia maailma. aitäh, et Jeesus on kõik meie patud ja meie valesti tegemised kandnud ristile. ja aitäh, et me saame kõik meie patud andeks saada selle Jeesuse pärast. aita meil tänada Jeesust selle suure teo eest ja aita meil aru saada sellest. kuule meid oma armsa poja Jeesuse nimel. Aamen. nüüd, kui on ülestõusmispühad, ma loodan, et sa võiksid seda rõõmu tunda ja neid ilusaid värve näha kevadel ja võib-olla mingid lilled ka. ja süüa natuke šokolaadimune ka. mina küll söön. järgmisena meil oleks lõpulaulu aeg. ja kui sa tahad, sa võid tõusta püsti ja tantsida ja rõõmustada nagu rõõmumootor. On igalühel meist siin aina kiire, nagu sõidaksime